Eestlane olen ja eestlaseks jään. Ülejäänud lugu vist läheb enam-vähem nagu sama mudeli järgi, et midagi väga uut ei tule. Ma räägin nüüd natukene selle põhimõttega ära, et intro indoks, aga et kui me jõuame selle teema juurde, et siis hoidke see oma seade näiteks 4-häälsena. Kõigepealt esimene akord, kus on paus, et seal ei ole meloodiat. Siis võtate F-tuuri laias seadmes. Ehk siis meloodia ja bassi vahele võtke siis 2 akordi heli. Noh, kindlasti oleks vaja tertsi, siis teine heli võib olla kas põhitoon või kvint, Nüüd on bassis akordi terts, meloodias on põhitoon ja nüüd seda tertsi ma siin paremas käes dubleerin, ma pigem dubleerin mingit muud akordi heli, kas kvinti või põhitooni. See on klassikalise harmoonia üks neistest, headest reeglites. Bess mai 7, põhitoon, kvint, tertse. Ja siis C-tuur, niimoodi ja siis saab selle C-sussi ka sinna teha. F-tuur. Et siit ta kõlab nagu paremini, kui ma hakkaks otsima siit, ma nagu siit selle madalalt bassi juurde panen akordihelisid. Siin tekkis nüüd 5 häält, kuna muidu meloodia ja bassi vahel on liiga suur vahemik nagu tühjust.